hommikust. Täna on kell 8 hommikul. Aldol on tuumapohmell ja minul ei ole mitte midagi. Praegu kõnnime mööda turgu ringi natukene. Mis siin on, mingi paar putkat, ega midagi erilist ei ole. Näed, patakaid saad hea hinnaga. Näed, see on knock-off JBL-i asjad. Täna on teisipäev vist. Neljapäeva hommikul on lend. Meil on chillimiseks jäänud nüüd tänane teisipäev ja kolmapäev. Me oleme nii palju näinud ja ringi jooksnud, et tahaks natuke rahulikult puhata ka. Muidu on olnud nagu niisugune mitte puhkamisreis, vaata. Aga jah, me läheme võtame Aldoga kuskilt mingi kohvi. Täna on jahedam natukene kui teistel päevadel, isegi mina paneks hea meelega dressipluus selga, aga mul on ainult tuulekas kaasas. Tulime Aldoga niisugusesse kohta, me juba üks päev käisime siin, vahepeal oleme veel käinud. Upper Baraka Gardens on selle koha nimi. Tuleme siia, käisime raamatupoes, kõik raamatud on läbi loetud ja tuleme uuesti raamatut lugema. Mõnus istud pingi peale maha, täna on vähem inimesi, kuna on teisipäev, külmem võib-olla. Istud siia maha. Vaade missugune, chillime natuke, loeme raamatut. Nüüd siis selline lugu, et migreerume ümber, käisime apteegis, otsime seda mererestorani, loeme kuskil siin raamatut ja siis lähme mererestorani. Need väga huvitavad imelikud trepid on siin igal. Niisugust silti pole näinud. Nad on nagu mingi maffia, vaata. Eestis on taksomaffia, siin on hobuse taksomaffia. Cognis restaurant, meretoidurestoran on esimene. Me esimene päev tulime ja siis nägime seda ja siis tahtsime kohe minna. Mõtlesime, et hoiame hilisemaks. Marsam Xet. Väga omapärane niisugune place open all day. Täna on nagu mõnus välja surnud. Pole inimesi. Praegu huvitav kokkusattumus, kohtasime eestlaseid, kellega Aldo eile jõi. Lambist kogemata. Me ei teadnudki, aga siia tuleb see praam. Praam tuleb siia. Näe, vaata, me saame siit sisse minna. Nad lähevad praamiga Sliemasse ja meil vist jääb Sliema käimata, seepärast Aldol on natukene anti-loksumist vaja. Ta ei taha, et kõik loksuks ümber ringi. Ja see on not sketchy at all, nagu see koht, kus me oleme. See on nagu... See on nagu Tapa see bassein. Tapa bassein, jah, kus hobuseid uputatakse. Ilus prügi on ka, vaata seal nurgas. Tundub, et leidsime kohe, kus raamatut lugeda. Raamatulugejad, kes te olete? Kas pole mitte vägev koht, kus nautida ühte head teost? Me oleme nüüd söögikohas Aldoga, selles Cognis restaurandis. Aldo sai enda kala kätte. Näeb väga seksitud välja. Maksis 38 euri. Värskelt võeti, Aldo valis välja kala. Just kui kaamera kinni panin, tuli minu praed ka kohale ja mina valisin endale 8 jala. Käid isu. The next day. Noh. Reminiscing, jah? Ehmasid või? Täna on kolmapäev, homme hommikul on meil lend, kell on mingi 8 hommikul, check-out on 10. Me juba oleme praktiliselt kõik ära koristanud, eile mässasime, asjadega koristasime kõike, pakitud, tehtud, mõned nipet-näpet asjad on veel kuskil. Aldo tegi, ma sõin eile ära, tuunaftira, mis me tegime süüa. Aldo sõi seda, ma sõin tavalise võiku. Hingame sisse viimaseid vaateid Maltalt ja siis põhimõtteliselt plaan on selline, et me ööbime lennujaamas. Noh, ütleme esiteks, kuna me oleme lollid. Viimane kord, kui ma käisin kuskil ja autot rentisin välismaal, vaata, nad vaatasid üle ja tagastus pidi olema. Oleks ma teadnud, et ma saan visata kuskile kasti, vaata, võtmed. Siis oleksime võinud
kell 5 hommikul ka sinna minna, vahet ei ole, vaata, viskame sinna kasti. Ja see põhimõtteliselt otsus, miks ma mõtlesin, et meil ei ole mõtet siia nagu ööbima jääda, oligi see, et ma mõtlesin, kuidas me auto tagastame, vaata. Et vaata, Tenerifel oli ka üks vend võttis auto vastu ja siis mingi allkirjad pidime andma ja nii edasi, vaata. Et oleks me teadnud, et siin Maltal saab teistmoodi, siis võib-olla oleksime siia ööseks jäänud, seepärast, et reaalselt lennujaama sõidame 15 minutit siit, on ju. Mis ei ole ka nii hull. Nüüd me teame teid ja nii edasi. Järgmine kord, kui me Maltale tuleme, siis me planeerime natuke teistmoodi. Kunagi, kui ma Barcelonas käisin, siis ma ööbisin ka lennujaamas. Aga täna mõtlesime, et ma mitu korda rääkinud Sliema, aga ma olen kogemata segamini ajanud. Mina mõtlesin, et Sliema on see, mis meil otse ees on. Aga Sliema on täpselt 180 kraadi sealpool. Täna siis lähme vaatame sinna, see on nagu nii-öelda, ma sain aru, ma alguses mõtlesin, Valletta on see, aga see Sliema on main tourist koht, nagu põhituristide koht ja shoppamiskoht. Seal on suured ostukeskused asjad. Lähme vaatame sinna, käime ringi, loeme raamatut jälle kuskil ja õhtul lennujaama, proovime seal magada kuskil ja kell 8 hommikul lend või? 7. Ma leidsin mingi raamatu, mingi uus raamat. Havenfall on nimi. Mind tõmbas nagu kohe käima, kuradi, ma vist tänase päeva jooksul loen selle raamatu läbi. 300 lehte muidugi, see ei ole palju, aga sõitsime just autoga, mis näitas 16 minutit. Sõitsime umbes 30 või rohkem minutit. Sellepärast, et siin on nii jube sõita. Ma olen eelnevatel päevadel guugeldanud, et shopping Malta või nagu shopping center Malta ja mis iganes. Ja ei anna vastuseid. Ja siis ma panin lambist Sliema shopping. Ja siin on 2 suurt ostukeskust. Me oleme ühes neist praegu. The Point on nimi, ma ei tea, ma panen kaamera kinni ostukeskus. Tavaliselt ei tohi filmida, aga ma salaja filmin vahepeal võib-olla. Aldo. Jah. Oh, Aldo. Never gets old. Mulle alati meeldib see, et soojadel maadel on nagu väliasjad on ka nagu incorporated, vaata. Nagu, et lähed ostukeskusest välja, aga siin on poed veel. Päris välja ei saagi nagu. Proceed with caution if wearing high heels. Teevad ära peidetud kuskile, ei kusagil. Ostukeskus. Ei ole palju ehitamist. Kas siin on huvitav turvaline ka olla? Või läheme ujuma ära? See on mingi lukud. No jumping into water allowed. Love may be a turner, but padlocks are not. Any padlocks attached to this section of railing will be removed. Kõnnime Aldoga ikka veel siin selles Sliemas ringi. Ja noh, ütleme okei, ilus on vaadata Vallettat, mis seal taga paistab, on ju. Merevaade on ka ilus. Aga muidu on selline tunne, nagu oleks Tallinnas. Kõik ehitavad, müra, kära, autod sõidavad. Sliemas väga mõnusat puhkuse tunnet ei ole. Oleks võinud mitte tulla siia. Oleks jäänud paremini meelde, kui hea ilus Malta oli. Ja läheme siin lähedal on teine ostukeskus, mille nimi on Plaza või midagi taolist. Siin võib huvitav samasugune olla nagu Issukis võib-olla. Siin on Adventure Begins asju mingi kuskil karu perses. Väga meeldib. Me tulime Aldoga Pizza Hutti sööma, seepärast me ei ole kunagi, mina ei ole kunagi käinud Pizza Hutis, sa oled või? Ei. Aga alati kuskilt oled kuulnud, vaata, mingi Pizza Hut. Nii et katsetame seda. Tegime väikse tripi, oleme tagasi lennujaamas praegu, parksime auto ära. Meil on lennukini on päris palju aega, me läheme chillime niisama mingi. Loeme raamatut ja värki. Vaatame, mis siin airportis on. Ega ma arvan, et midagi tarka enam ei juhtu. Aldo kogemata pillas ühe enda suveniiri maha, mis oli Savist mask, aga see ei olnud kallis, selleks 2,50, aga põrandale clear puruks prügikasti. Järgmine. Ma arvan, et me lõpetame tänaseks ära, võtame aja maha. Kell on, hakkab varsti 2 saama. Meil on rongini aega, sitaks aega. Aga no, me võtamegi väikse kohvi, väikse lounge'i, chilli. Ilm on niikuinii pask, täna midagi teha ei saaks. Ja loeme raamatut ja olge tublid ja kohtume siis juba metsas või mingi kalal või kuskil või mis iganes. Ja ma loodan, et meeldis mingit vaheldust. Olge tublid. Tšau.